No tervist sõbrad, olen Krister, räägin oma tegevustest taksanduses. Seekord selles videos ma ei tegutse Tallinnas. Liigun Pärnusse. Praegust seisuga olen juba teel Pärnu poole, kohe jõuame Sauele. Ja mida me tegema lähme? No, kes on taksomaailmaga seotud, teab, mis toimub, siis Bitch Grind on seal. Ja kui siis päris aus, nagu ma praegu ka sõidan, näitan, ma ei tea, mis saama hakkab. Ma tõesti ei tea. On variante veel kuskile sõita Eestist väljapoole, kui Bitch Grindile ei lähe hästi, siis võimalik, et sõidan mujale. Aga praegust seisuga teel Bitch Grindi ei tea. Tuleb üks pikem video, nii et võtke endale kõrvale teed, midagi maitsvat ja me alustame. Every day, we be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning, not concerning, cause we mind it, but we pay. Gold and diamonds, girls, we need them every day. Recognize it, we be burning again. We be burning, not concerning what nobody wanna say. We be earning, not concerning, cause we mind it, but we pay. Nonii, jõudsime Pärnusse, Bitch Grind on kohe varsti algamas. Aga enne kui lähme raha teenima, tuleb raha raisata ja tulime auto pesulas. Auto on hetkel selline, no ei näe nagu kõige parem välja. Aga siin on meeldivad naisterahvad, kes kohe pesevad meie auto ära siin. Lasevad üle ja siis me põhimõtteliselt oleme valmis. Juba oli näha esimesi külalisi, kes on siis auto niimoodi täis pannud. See ootab mind ka, sest ma kavatsen siin ööbida. Aga mina ei saa selle kuradima gaasiseadme tõttu, mis siin paigaldatud on. See ongi, et mul on selline aste siin, siis mina kahjuks sirgeks ei saa lasta istmed. Nii et mina pean niimoodi kuidagi mahutama. Aga see kõik on hiljem. Praegu pesu, natuke korrastame autot, siin tehakse välipesu, siis ma tean, et seal kuskil mitte kaugel on sisepesu. Lähme sinna, laseme need matid ka üle ja siis me oleme valmis alustama. Nii et loodame, et tuleb hea päev. Nonii, auto on pestud. Matid ka. Päris hästi said hakkama. Kus on täkked täis auto. Aga muide jah, see päris kena. Nii et võime alustada matid sisse ja võime hakata ootama oma esimest tellimust. Nii et loodame, et läheb hästi. Ma tean, et alguses kohe kindlasti ei lähe nii hästi kui tahaks. Ei ole suured hinnad, aga sellegi poolest võib ju juhtuda niimoodi, et ka enne ööd saab mingi papi kätte. Nonii, esimesed sõidud on tehtud 3 sõidud. Nagu ma ütlesin, kõik algused läheb vaikselt niimoodi, et ei saa siin mingi suuri summasid. Oli koefitsiendiga tõesti sõite, aga see oli üks. Ülejäänud on niisama, et mitte passida, siis teen niimoodi, et liigume tagasi. Loodame, et naine ei vaata, eks ole. Aga kaadrid on head, midagi teha ei ole. Harva, kui õnnestub niimoodi filmida komfort kategooria ja komfort on siin ega magus. Hetke seisuga ootame ja lähme edasi. Nii kaua, kui ootame siin naisterahvas läks veel iluasju juurde ostma, kuigi tundus, et ta on juba
ta on juba valmis. Aga vist on mingid iluasjad veel puudu jäänud. Ja kui kootan saan rääkida, siis komfordisõit läks päris hästi. Jood raha igalt poolt, kuna ma seal natukene eksisin, siis pani mulle 900 meetri eest, andis 5 juurde, jättis veel jotsi ka, nii et kõik on super, kõik on okei. Et praegust seisuga ootame siin praegu, näete, jah, Tread House. Naised ütlevad kohe, mis asi Tread House on. Tread House on ilutoodete pood. Kõlab nagu varuosade pood. Vaat. Aga jah, praegu seisuga tellimused tulevad järjest. Nii et vaatame, millega see sõit lõpeb. Ja kell on praegu 6:30 alles. Teame, et pidu on vist kurat ei eksireis kella 2, nii et ma arvan, et täna materjali siit saab. Ja nii, kell on 8, siin tegin väikse peatuse mingi kaubamajakas. Kes on teadlik, siis kaubamajakas. Siin juures tegin peatuse ja praegu muidugi pakub selliseid asju, mida ma ei taha teha, mitte mingil juhul. Ülle, ära solvu, aga sellised asjad jäävad ära. Täna ei ole see õhtu, kus ma saan sõita selliste hindadega. Sest asun ma praegu siin ja siin on päris hea. Ma natukene ootan siin ja loodan, et siit tuleb. No nii. See on raadiusest väljas, bla. Kõik on umbes samast kohast. Ma arvan, et seal on mingi siis paiknemiskoht, kus inimesed tahavad siis tulema hakata peole. Aga ilma koefitsendita ma kohe kindlasti ei taha sõita. Nii et saame veel oodata. Nonii, kell on 9:30. 9:30 õhtul, midagi rõõmsat siin ei ole selles Beach Grandil, nii et täiesti siuke pool mõttetu sõitan siia Beach Grandile. Muidugi ma teen öö ära, aga kui midagi muud, ega ma siin mingit segi ka ennast ei istu, et mingi kopikas saada. Ma tõmban siit et ma võin neid samasuguseid, neid 3-euroseid sõite teha ka Tallinnas. See ei ole mingi probleem. Mina tulin suurele üritusele, et mitte teha just neid sõite. Aga tundub, et praeguseks on siis taksojad siia jõudnud ja nüüd ongi ma selline hind ongi, nii et see Beach Grind on juba ka siuke teisejärguline. Võt. Kuidagi nii. Konkurendid tulid ka siia Pärnusse teenima. Ma arvan, et nad saavad väga suure pettumuse. Kuigi neil on tegelikult ükskõik. Aga ma pean ütlema, et päris tükk aega pole ühtegi tellimust olnud. Kell on juba 10:30 ja ma arvan, et ma tegin ühe tellimuse ära. Ongi kõik. Ühe tellimuse. Nii et muidugi ma ootan ära siin kella 12 ja siin vaatan, kuidas öösel läheb, aga kui midagi ei tule, ma siia ei jää, see on kindel. No nii, mõnus käib praegu. Tükk aega ma ootasin, et midagi sarnast hakkaks juhtuma, ma lootsin, et see on päev läbi siuke, aga ei. Praegu alles 12:11 on praegu, no ehk siis 00:11 on praegu ja lõpuks Pärnus on siuke pilt, aga ega see ka mingi eriline ei ole. Ootame, kui siit läheb täiesti käest ära. Nüüd on nagu lõpuks nagu mõtet ka tööd teha. Praegu seisuga tundub, et ei tulnud niisama, et midagi hakkab nagu teenima. Aga see kuradi ma oli nii pikk tee. No, ma ei tea, mis toimub. Ees on politsei, siin kõik põleb. Ainuke, kellel ei ole tellimust olen mina. Ma ei tea, mis toimub. Liigun praegu täitsa epitsentrisse, kõige keskpunktine. Ma ei tea, mul on siuke tunne, et kõik teised sõidavad, ainult mina olen see loll, kes ei saa tellimusi.
kohe peaks siin kontsert ka selle läbi saama, nii et varsti nagu peaks rahvas liikvele minema, kõik asjad, särgid veel, ma ei tea risk. Mina ainukene, kes tellimusi ei saa. Ega ma rohkem keskpunktile ei oskagi minna, kui see, kuhu ma praegu lähen. Seal kuskil ära parkima ja vaatama, kas äkki nüüd õnnestub. See on ikka ajuvaba, mis toimub. Ja, tegelikult oli päris hea ring praegu seisuga. Näitan teile 2 tellimust, tulid põhimõtteliselt tunniga. See on, mis ta teeb siis 30, 45 eurot vähem kui, mis ta on siis, poole tunniga. Aga sellega kõik lõppes. Nüüd ma ei tea, kus inimesed on, neid nagu on siin linna peal, aga suurem osad lähevad jalana. Või siis lähevad praegu klubidesse, ei kujuta ette. Ilmselgelt ma selle öö teen ära täna, aga okei, ma kordan juba ennast. Hea küll, laseme minna, nii nagu on, oleme pahased, mul ei ole mõtet ka koju sõita, kui ma tulin juba Pärnusse. Teeme selle öö ära ja siis hommikupoole teen analüüsi, mõtlen, kas mul on mõtet jääda või parem risk. Selle asemel, et siin magada tagaistmel, ma parem lähen koju ja magan kodus. Ja unustame ära selle beach grindi selleks aastaks, et üks päev said tehtud, seegi hea, võinad. Või siis jääme siia. No nii, selle me võtame, teeme ära kohe, siin on lühike maa. Et inimene peaks ka kohe kuskil siinsamas olema. Nii et lähme. No nii, lõpetasin tänaseks. Vihmakas sadama. Väidetavalt homme kas ajab, aga mina olen väsinud. Viskan endale kampsuni selga, et magada ja ma ei tea, selle, mis sa arvad, selle võtame padjaks. Ma summadest ei hakka rääkima, viskan siia magama ennast. Sinna kampsuni panen. Mingit kasu ka sellest. Kurat, sajab juba päris tõsiselt kahju muidugi. Väidetavalt autos õhk saab otsa üks hetk, kui aken ei ole lahti. Ja tundub, et mina ei saa akent lahti jätta praegu. Nii et, mis seal ikka? Nagu öeldakse, mis keegi ei ütle nii. See tekk on seljas ja padi on paigas, nii et hea tööd teile ja hea tööd mulle. No nii, sõbrad, beach grindi teine päev kell 8 õhtul. Ei viitsinud päevast filmida, suurt midagi ei toimunud, midagi huvitavat ei olnud. Praegu seisuga ähvardab sealt vahelt on hästi tume kõik. Ja loodame, et tuleb korralik vihm. See tähendab seda, et hinnad kohe tõusevad. Ja loodame, et see jääb ka pikemaks. Kuigi tegelikult ähvardatakse, et ainult kella 9-ni on seda vihma, aga mina sisimas loodan. Tuul tõuseb, ma ei tea, kas on kuulda, kuidas tuul tõuseb, nii et varsti võib hakata vihma tulema. Nii, jätkame teise päevaga ja vaatame siis, mis siis täna juhtuma. No nii, ootasime, mis me ootasime, aga vist vaikselt jõuab kätte. Vihma sajab, hetkel veel kaardil ei kajastu, tahetakse veel mingit jama anda, aga sellega me võitleme praegu.
nii et ma loodan, et kohe tuleb siin normaalne vihm hakkab sadama. Võiks öö läbi sadada. Ja siis on elu ilus. Praegu seisuga veel tahad kõik ilma koefitsendita sõita. Mina ei ole valmis seda tegema.